Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 63. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna me räägime ühest natuke kurvamapoolsest sündmusest, aga enne kui me selleni jõuame, alustame natuke lustakamalt. Ja tere tulemast Jaan Grinal. Tere! Selles mõttes lustakamalt, et me alustame minu enda kogemusest sellest, kuidas me Jaaniga raadios kohtusime, kui ta tuli intervjuule meile. Ma tõepoolest täpselt ei mäleta seda teemat tol hetkel, mis me rääkisime, aga ma mäletan seda, et me enne veel, kui intervjuusse jõudsime, siis omavahel saatejuhtidega arutasime et Maksuamet, et tol hetkel olid see veel Maksuametis Pärnu osakonna juht kindlasti, kui mitte suurema nii-öelda haardega. Ja siis ikka tead, kuigi ei ole mingisuguseid teemasid, eks ju. Ma mõtlesin, et see on nagu politseiga, et kui näed politseid, et ta teeb seda puhumisreedi. Isegi siis, kui oled aastaid karsklane, ikka hakkab jalga all värisema. Ja mul tundub, et Maksuametiga on samamoodi, isegi kui pole mitte midagi olnud, aga kui tuleb kiri Maksuametilt, no näiteks, et see kas maamaksu teema, eks ju, siis on kohe selline jalg väriseb all ja selline nagu hirmutunne tuleb pisse, mis ma valesti tegin, eks ju. Kui palju sul enda praktikas seda ette tuli? Et inimesed nagu kartsid justkui? Ikka öeldi, mõnigi tuttav ütles, et oi, näed, nüüd töötad seal, et minu mingi sugulane, kauge sugulane elab Rootsis ja Rootsis kõik lähevad teisele poole teed, kui Maksuameti maja on. Aga siis, kui mina oma sugulaste juures käisin ja püüdsin seletada, kes ma siis olen ja nad sellest mõistest Maksuamet aru ei saanud, aga kuskil lõpuks aru said, kes ma olen, siis võeti telefon, helistati teisele sugulasele, ütles, tulge siia, Jaan on siin, ta töötab Maksuametis, see oli niisugune väga minu jaoks nagu üllatav, et ma olin nagu valmis, et mis ütlevad. Aga eks see Maksuameti hirm, et ma arvan, et sellest peab hakkama tasapisi vabanema, et ega see Maksuamet on teenindusasutus, see ei ole kellegi karistusasutus ja muidugi selge ebamugav on või ebameeldiv, kui sa saad teada, et sa pead juurde maksma, aga kui saad teada, et sul tagasi maks, siis on ju päris kena ja eks me lõppkokkuvõttes võtame seda, et me maksame ise endale, mitte keegi teine said kasutada ei saa. Eesti riigi inimesed kasutavad Eestis kogutud makse teede remondiks, koolide ehitamiseks, arstiabiks ja kõigeks muuks, nii et tegelikult mulle väga meeldis omal ajal Ameerikas, kui 7. klassi tüdruku käest küsisin, et kellele teie makse maksate ja sealt ma sain selle, ta ütles niimoodi, kellele, ise endale. Ja mõtlesin, et see on fantastiliselt, kui sa selle mõttega elad, siis ongi asi selge. Kui midagi ei meeldi, palun on valimised, kandideeri, tee ettepanekuid ja tegelikult, miks mitte, alati võid kirja kirjutada rahandusministrile ja öelda, et kuulge, minu meelest tuleks see või teine asi ringi teha. Mulle väga meeldis, mis sa ütlesid, tõesti see sama, kuigi sa võtsid ka selle kasutusele kellegi teise poolt, aga me maksame endale. See tõesti võtab selle nagu pinge maha, see ei ole nagu see koht, et jälle justkui pean midagi tegema, kui ma teen seda enda hüvanguks, siis ma teengi seda hoopis teise tundega. Just, nii ongi. Ma alati õpilastele ütlesin ka, et arvestage, et mõnisada meetrit maanteed on teie oma, teie makstud. See on nii armas mõte, sellega tasub edasi minna. Aga ma tean, et nii palju kui on olnud ka sinu tegemistest nagu võimalik rääkida ka teiste külgede pealt, siis on ka alati Tšernobõli teema selline, mida sa jaganud oled. Ja ma nüüd ei saa päris hästi aru, kas oleks õigem öelda siis tõesti Tšernobõli katastroof või Tšernobõli avarii, et kumb õigem on? Mõlemad on õiged, eks ta tegelikult, et ta on ikkagi öeldakse ikkagi maailma suurim globaalne katastroof. Ja eks ta see katastroofiks ta muutus sellepärast, et ta ikkagi vaatamata sellele, et paar kuud varem oli NLKP suur kongress, kus räägiti avalikustamisest ja perestroikast, siis tegelikult kui juhtus õnnetus, avarii, siis esialgu sellest ei räägitud kuskile ja ma olen ise mõelnud seda, et huvitav, kui see pilv oleks hakanud minema ida poole, mitte lääne poole. Millal siis oleks see avalikustatud, kuna meie õnneks ütleme nii, et see esimesena lõid rootslased järgmisel päeval lokku. Aga kui oleks teisele poole läinud, siis ta oleks pidanud terve maakera peale tiiru ära tegema, enne kui oleks hakatud vaatama, et midagi on lahti.
Ole hea, anna natukene ka ajaloolist tausta neile, kellel on vaja meelde tuletada, et millega siis tegemist oli. No see oli 26. aprillil 1986 vara hommikul või öösel, ütleme õieti, peaaegu 1:30 öösel plahvatas Tšernobõli aatomilektrijaama 4. reaktor. Esialgu ei teatud seda purustuste suurust ja kedagi ei informeeritud, püüti algul nagu mina ei tea, kas siis ise midagi teha või aru saada või kas üldse püüti, et nüüd tagantjärele tarkusena on teada, et see, kes seda läbi viis, see oli väga kuidas öelda, halvas mõttes kõva sõnaga mees, et tuleb teha ja teha ja teha, nii ka mis siis, et juba kõik oli seal segi pööratud ja ka ei räägitud kuskil, minu meelest see kas ameeriklased või inglased, kes selle Tšernobõli filmi tegid, selle 5-seerialise, kus siis jutt oli siis, kuidas need kõrgemad ringkonnad ütles, et peaasi, et paanikat ei teki ja ärme teavitame midagi ja tegelikult Pripjati linnas, kus elas 40 000 inimest, järgmisel päeval rahulikud ilusad ilmad olid, käisid väljas ja tegelikult radiatsiooni tase oli juba tunduvalt kõrgem lubatust ja isegi tervisele kahjulik ja ohtlik ja keegi ei julgenud vastu võtta otsust, et mis edasi teha. Sellest on ikkagi juba nii palju möödas, eks ju, tänavu 40 aastat, jah. Jah, et aeg-ajalt mulle tundub, et sellist asjad nagu tahetakse kuidagi nagu ära unustada. Et justkui mitte nagu maha salata, aga lihtsalt ära unustada. Eks asi on selles, et kogu aeg tuleb jälle mingi järgmine jama peale ja see jälle varjutab seda eelmist ja aeg-ajalt siis, kui jälle need tähtpäevad on, siis ikkagi tuletatakse meelde. Ma ei mõtle ka seda, et peab kogu aeg rääkima, et see toimus, aga just need ringkonnad, kes tegelevad aatomienergia, need peab teadma, õppima sellest asjast, et mis seal siis tegelikult toimus. Et kui laias laastus öelda, siis ma olen vaadanud ka pärast tagantjärgi igasugust asju uurinud, et see tegelikult Nõukogude Liidu tuumajaamad olid kõik ohtlikud ja on praegugi Venemaa mitmed jaamad on ikkagi sama ohtlikud kui see sama jaam, et kui seda jaama hakati ehitama, siis oli valik 2 reaktori vahel, üks oli tunduvalt ohutum, aga tema võimsus oli poole väiksem. Ja oligi kogu lugu, kas seal toodeti ka midagi sõjatarbeks või sõjaotstarbel, militaarotstarbel, seda me ei tea täpselt, sellest ei ole ka palju räägitud ja võib-olla ei toodetudki, aga lihtsalt, et saada siis seda suuremat efekti kätte, kasutati ohtlikku reaktorit ja oligi kõik, kui häda käes, siis juhtuski. Aga tuumaenergia kui selline, et iseenesest sellega on ju ka tänapäeval nagu teeme ei tee, kes see teab, mis see õige variant on? Jah, aga kunagi ei olegi tegelikult ükski asi ilmas ei ole alati õige ja ükski asi ei ole kunagi vale, et tegelikult paraku ongi, et nagu võiks ju öelda nii, et küll tahaks, et maailmas oleks hele ja valge, aga tegelikult on must ja siis lõppkokkuvõttes on kergelt hall kõik, eks, et seda ja teist ja kolmandat, et see mida me tahame teatud mugavusi saada, siis meil on energiat vaja. Millest me seda energiat saame, kui me siin, ma ei tea, nooremad inimesed ei mäleta, aga mina veel mäletan väga hästi, et kui sinna Narva poole sai sõidetud, millised korstnatest, millised tossu joad välja tulid ja kandusid ükskõik siis kuhu poole vastavalt tuulega, see oli ju kole. Ja praegu väidetad, et ainult nendest looduslikega saaks teha, need saavad ka mingil ajal otsa ja nii peab edasi minema, elu peab arenema. Aga ja samas võib öelda, et ei ükski masin ise ei tee midagi halba. Paraku inimene teeb vea, kas väsimusest, hoolimatusest või millestki muust, siis sealt tulevad need jamad. Aga sinu enda sidusus Tšernobõliga, miks see teema sulle nii hingelähedane on? Mul on otsene side, et ma olin 86. aastal peaaegu pool aastat seal Tšernobõli tsoonis. Et Eestist ju läks 2 polku sel ajal, üks oli Jõhvi tsiviilkaitsepolk ja Pärnus oli Balti sõjaväeringkonna ainus keemiakaitsepolk. Ja aga kui meid kokku võeti, siis öeldi, et ma ei ütle, et pahatahtlikult öeldi, aga tõesti arvati, et 2 nädalat
no kuu, mitte rohkem, siis tehakse korda ja on asi sealt maalt. Nii et tegelikult varjati väga pikalt kõike, mis seal toimus ja selle tagajärjel tehti ebapädevaid otsuseid. Mis seal siis toimus? No see sama plahvatus, ma ütlen selles mõttes, et üks asi, et kindlasti ei teatud täpselt seda kahju ulatust, ei teatud, mis seal toimub, et kui me räägime üldse sellest tuumajaamast, et seal oli oma spetsiaalne tuletõrjesalk, aga see oli arvestamata, et sealt võib tekkida radioaktiivset leket, see oli kõige tavalisema tulekahju kustutamiseks salk, neil olid täpselt samad riided nagu igal tuletõrjekomandol. Ei olnud mingid kaitsevahendeid, mitte midagi. Ja siis, kui sinna selle purunenud reaktori juurde jõuti, siis just nagu nähti, et maru kõrge leek ja lasti sinna vett sisse, mis siis veel neid keemilisi ühendeid aurustas ja ilma laiali paiskas. Aga sinu ülesanne seal, mis te tegite? Meie ülesanne kõikide, kes seal, kusjuures ütleme niimoodi, et isegi ei teata, kui palju seal inimesi käis seda avarii tagajärgede likvideerimised. Nõukogude liidus väideti, et 600 000 kuni 1 miljon inimest käis seal nendest läbi, täpselt arvu ikkagi ei osata öelda. Meie olime peaaegu pool aastat sellepärast, et arvati, et me ikkagi suudame lõplikult seal majad puhtaks teha, külaelanikud saavad tagasi. See oli 30 kilomeetrit tsoonist, kus siis umbes sama 600 000 inimest evakueeriti, et need saaks koju tagasi. Ja meid ju võeti 7. mai hommikul, mind võeti töö juurest ära. Nii-öelda Pärnu meestel veel vedas, et nad said hommiku kohvi ära jõua tööle minna, aga Tartu omad võeti juba öösel ja Võru omad ja hakati siia poole sõitma. Pandi riidesse ja meie ülesanded olid nii-öelda desaktiveerimise tööd, et seda radiatsiooni maha pesta. Kuidas see käib? Minu tausta ju üldse pole, nii et mismoodi see käib? Keemiaväeosa tehnikapark koosnes autodest, paakautodest, kus oli suured paagid vett sisse ja siis selle sorvega pesti maha. Tavalise veega siis selles mõttes? No sinna pandi mingisugust ekstra pulbrit sisse, nii et tegelikult kui me seal juba olin pikalt olnud, oli vaja oma vorme pesta, et kui me neid vormi pesime, siis nad muutusid valgeks. Nii et ta oli nii tugeva toimeline. Aga siis kui palju neid hooneid, mis see raadius siis oli, või kuidas see oli, kui hommikul läksite pesema, õhtu lõpetasite või mis see nagu tähendas siis? No jah, ka need külad olid suured, meie olime Valgevene poolel, Valgevene künad suhteliselt, nii nagu Vene külad, pikk tänav, 2 pool majad, et mitte hajus, vaid nad olid ikkagi suhteliselt koos ja siis majade kaupa, tavaliselt anti siis ühele roodule 1 küla, teisele teine, roodus oli 10 masinat, nii et ega siis ühe päevaga ikkagi nädalakene, oleneb küla suurusest muidugi, läks siis ära ja esimestel päevadel ees käisid need dosimetristid, kes siis mõõtsid seda taset ja kui need majad nii-öelda selle veega sai üle uhatud, siis mõõtsid ära, väga hea tase, järgmise maja juurde edasi, paar päeva hiljem keegi tuli mõttel, et lähme kontrollime seda vana, siis tuli välja, et praktiliselt täpselt sama, mis enne pesemist, et tegelikult see ei ole nii sama lihtne, et ega me ei olnud keegi väga ettevalmistatud, ma mõtlen mitte meie suhtes, vaid ka terves selles sõjaväe suhtes, et ega mis sõjaväes sõdurite lõpetati, näed atompommi plahvatust, tõmbad oma kaitseriided selga, jooksed sealt läbi, viskad vanad riided ära, paned teised ja sõdid edasi. Aga mis sellest tsoonist saab, sellest ei olnud keegi arutanud, sest ega minu jaoks oli isegi kummaline ka seda, et kunagi õnnestus ühe Rootsi tuumajaama tegelasega vestelda ja ma küsisin just, see oli 2-3 aastat hiljem, käis ta Pärnus ja sain temaga kokku ja küsisin, et kuidas te kontrollite oma töötajate terviseseisundit või mis kontrolli te teete, mõtlesin, et äkki see aitab ka siis meie mehi kontrollida. Ja siis ta ütles, et me ei kontrolligi. Ma ütlesin, et kui juhtu midagi, aga meil ei juhtu. Ja siiamaani ei ole juhtunud ka muidugi Rootsis ühtegi, aga see tegelikult ma ütleksin, et mitte ainult venelased ei olnud valmis, aga võib-olla nüüd pärast neid jamasid, mis on tekkinud, siis on mõeldud ka selle peale, ma usun, et on, sest tegelikult
kui te mõtlete, et selles Tšernobõli 30 kilomeetrit tsoonis ei saa elada 20 000 aastat. Noh, see on 80 000 inimpõlve. Aga ma mõtlen, et kui seal nagu tööd tegite ja kõik selline, see oli kui trööstitus, ei olnud ju selles mõttes selline tore kellegi nagu, ma ei tea, kaasaitamine kuhugi. Te tegite küll ju tööd sellele eesmärgil, et keegi ei saaks tagasi kuju lootusega, eks ju. Ja, just. Aga kas selle sees olles nähes neid nagu hunnikute viisi tühje tänavaid? See on ikka päris trööstitu pilt ju. On küll. Tegelikult on see, noh, ma ütleks õudne, aga see on, aga lõppkokkudest inimene on jälle nii loodud, et ta mingil ajal harjub nii ära, et see teda enam ei häiri. Pigem ehmatasid ära, kui äkki kuskilt mingi mammike tuli välja ja et kus see siia külla sai. Aga jah, selles mõttes oli ta suhteliselt ebamugav tunne oli. Noh, meil olid seal sõnad peale loetud, et keegi ei lähe majja sisse, mitte, noh, reeglina olid ju uksed kõik lukustatud. Aga Marotüüri käis seal ka, kes neid, ma mõtlen mitte sõjaväelasi, aga neid kohalikega, siis lõppkokkutes ikka kohalik teab, kuhu tulla ja teab, mida võtta. Aga meil oli ju ka niimoodi, et me neid autosid ei sõidutanud küla ja selle laagri vahet, autod jäid ööseks sinna, paar meest jäi nii-öelda öövahti. Ja minul endalgi oli seal paar korda ja olin seal paar ööd. Et no kui sa õhtul seal kõnnid, mis on tegelikult, mis oli selles tsoonis, oli vaikus. Ei linnulaulu, ei koera haukumist, ei mitte midagi. See täielik vaikus. Ja kuigi sinna koeri oli jäänud veel, aga need koerad olid nii ära hirmutud, sest no enne käisid ka need jahimehed läbi, kes siis neid koeri kas seal maha lasid või siis välja ära viisid. Need koerad olid nii vaiksed, ma ei ole, noh, et oleks keegi lõrisend nii nagu tavapäraselt koer võõra inimese teeb, need olid nii ära hirmutatud, nad pigem peitsid ennast ära ja ma usun, et seal oli neid rohkem, kui me tegelikult neid nägime. Aga ise, kui nüüd tagasi koju jõudsid, et mis hetkel siis nagu päriselt see kohale jõudis, et kus te nüüd siis nagu käisite tegelikult? See aeg oli siiski suhteliselt pikk, mis me seal olime, et me suutsime seal nii-öelda jutumärkides ära harjuda selle eluga, aga see tempo oli seal suhteliselt kiire, meil oli ju niimoodi, et noh, iga 2 nädala tagant pühapäev oli siis nii-öelda vaba päev. See siis oli nii-öelda oma telgi ja laagri korrastamiseks ja siuke. Nii et me töötasime 13 päeva, 14 oli vaba ja see tähendas seda, et 6 oli äratus, kohe oli hommikusöök, 7 sõitsime laiali, 6-7 jõudsime laagrisse tagasi ja oligi õhtusöök ja esimesed kuud olid, noh, hügieenivõimalused olid suhteliselt nirud. No siis, kui meil seda kohalolekut pikendati, siis hakati ka vaatama, siis tehti nii-öelda see saun, välisaun, noh, välisaun oli sisuliselt ju duširuum, aga ikkagi ta oli soe vesi, värgid kõik, et noh, iga õhtu käisime korralikult ennast pesemas, aga see hakkas alles kuskil, mäletad, 3. või millal? Suvel kuskil. Te ei pidanud ju pikalt minema või pikaks minema nii-öelda? Jah, ei noh, oligi nii. Aga jah, kui kuju tagasi jõudsid, et kui ruttu siis siin see ümberharjumine toimus? Noh, eks ta ikka, ega tegelikult esimesed aastad olid ikka suhteliselt närvilised, et kui me siin, no esimestel aastatel Tallinnas paar poissi hakkasid aktiivselt tegutsema, Eesti Tšernobõli komitee moodustati ja kõik sinna kaasati, kõik mehed, kes seal olid käinud ja kõik need koosolekud olid hästi närvilised ja kõik olid väga vihased, keegi ei teadnud ju, mis minust saab, mis minu tervisega saab, kuidas selle ära üle elan ja ega noh, ütleme siuksed uneprobleemid ja niimoodi, ega sel ajal praegu, kui on suurem mingi katastroof, pakutakse psühholoogilist abi ja kõike, meile ju noh, öeldi, mis pagana psühholoogi sulle, vaata ise, kuidas saad ja ega ütleme niimoodi, et ma käisin ka mul olid unetuse probleemid suured, noh, ma olin lõpuks ikka suht väsinud, et no ikka magada väga ei saanud, siis nägid igast košmaare, aga lõpuks jõudsin doktor Jaansonini, kes ütles, et tead mees, sul on vaja korra Taagepäras ära käia. Ja siis seal oli see närvihaiget või see 6 nädalat tegelikult ja ma ütleks, et mina sain sealt oma rahu tagasi. Hea, et sa julgesid minna, väga paljud ei oleks sellel mingil hetkel julgenud minna. Ma usaldasin seda arsti. Tasus teha seda. Jah.
aga nüüd siis rääkides sellest, et tänasel päeval, mis hetkest alates on hakatud seda päeva ka niimoodi siis nagu meenutama ja mälestama. Et kunas need esimesed sellised Tšernobõli katastroofi mälestuspäevad toimuma said? 88. aasta veebruaris, 23. mis oli siis nii-öelda Nõukogude armee aastapäev, oli meil üks suur koosolek Pärnus siin vanas parteimajas ehk selles Chaplini majas. Ja see saal oli puupüsti täis, Tallinnast olid sotsiaalministeeriumi inimesed ja see oli ka jälle hästi närviline, ega need vaesed ametnikud ei saanud eriti sõna, kogu aeg karjuti vahele ja ikka öeldi inetusi ja sõimuks läks ja seal siis otsustati, et me teeme siis Pärnus ka endale komitee sarnase organisatsiooni ja mina sattusin sinna kogemata siis, sõna otsus mõttes kogemata, üks ütles, et näed, see mees, et lasta olla ja kohe kõik olid nõus, et keegi leiti, kes seda vedama hakkab ja tegime. Ja ega me esimest korda, ma arvan, et siis kui 5 aastapäev oli 91. Tavaliselt me korra aastas saame oma seltskonnaga kokku, veebruaris-märtsis ja aprillis, kuidas kunagi. Aga iga 5 aasta tagant oleme niimoodi suuremaid üritusi teinud küll. Jah, 96 oli esimene suurem üritus, seal oli ikka väga palju mehi kohal, siis olid veel, kohtusime seal Raeküla kooli juures, sest 7. mail 86 meil see Raeküla kool oli see formeerimise koht ja sinna sai siis üks väike mälestuskivi pandud ja 96 oli see siis, 2001 oli, 2006 ja 2016 näiteks panime sinna Raeküla juurde, tegime väikse monumendi. Ja see oli selline huvitav tulemus sellest, et kõik, eriti just need Venemaa poole pealt, kes on, kus ma olen näinud neid pilte, on suured kivid või suured sõduri, need ausambad ja ma ei tea, mis kõik, eks ju. Ja sinna Üllar Kallau mõtles väga toreda asja valmis. Ja ega meiegi mehed mõned ütlesid, et mis pagana raudkollaks, mis asi see nüüd on. Aga see on sümbol, et seal on betooni, seal on rauda ja seal sees on aatomituum. Ja kõik need on töötlemata, ehk aeg teeb oma töö. Et võib-olla seal 30-40 aasta pärast siit edasi minnes laguneb laiali, siis ongi nii, et siis on nagu see, ma loodan, et selleks ajaks ei ole enam nii väga aktuaalne. Aga jah, ega meid oli, Pärnust oli meid alla 500 inimese, kes on sellega seotud. Ja nüüd tubli kolmandik on lahkunud väga erinevatel põhjustel, mõni vanusega, mõni muude hädadega, mõni ühtegi sellist, ütleme, mis on klassikaline radiatsioonihaigus, seda ei ole tõestatud, aga tervised on kehvad, sellega on nüüd see, et meie ütleme, et on kehvad, arstid ütlevad, et ei ole, et on tavapärane, aga mulle meeldis kunagi doktor Margno ütles, et need mehed olid ju kõik sõjaväeteenistuse kõlbul, nende tervised olid nõksu paremad kui tavapäraselt sama vanusel. Ja lihtne statistika tegelikult, mida ma olen ise pidanud, et kui ma olen võtnud lahkunud mehe vanuse, liitnud need kõik kokku jaganud selle meeste arvuga, siis tuleb keskmine eluiga on alla 60. Seda on vähe? Jah. No see räägib enda eest selles mõttes. Ja eks see on ka see põhjus, mille pärast on vaja ikkagi hoida, kas just tõesti igapäevaselt, aga vähemalt kord aastas teema õhus, et mõistaksime, kui oluline see tegelikult on. Jah, eks inimene ka lõpuks, et ega tegelikult, kui sul ei ole suuri kaebusi, sa ei käi iga aasta arsti juures, kuigi räägitakse, et peaks käima. Samas, eks see Eesti mees on ka selline, et ega ta väga ei kipu kurtma, aga mis tookord, kui tehti neid komiteesid, tehti kõikides maakondades. Praegu on alles jäänud Pärnu, Põlva natuke tegutseb, Narva on sedasi, just nagu tegutseb ja seal ka see eesotsas olev mees vist, tema tervis ei ole jälle kõige parem ja siis Kohtla-Järvel on natukene ja Tallinn, Harjumaa tähendab, Harjumaa, nüüd ta ei ole enam Tšernobõli komitee, nüüd on Eesti Tšernobõli ühing ja selle siis nagu moodustasidki need olemasolevad organisatsioonid, nii et me oleme selle Eesti Tšernobõli ühingu liikmed
Pärnumaa Tšernobõli ühendus Gamma, et mitte isikuliselt ei ole seal liikmed. Miks Gamma? Sest Gamma kiirgus oli seal kõige suurem, mida nagu Tšernobõlis kontrolliti kõige rohkem. Kas kõikidel siis piirkondlikel on see Gamma lisand nii-öelda ainult Pärnus? Ei, see oli nagu siuke uhke nimi tuli kohe algusest peale, nii et see on meil juba 88 aastast. Aga räägites siis tänavusest mälestussündmusest, see saab toimuma 25. aprillil. Jah, et kuigi see avarii ise juhtus 26. aga me teeme 25. aprillil, see on laupäevane päev. Eesti sõjameeste mälestuskirikus viimased 3 korda me oleme seal teinud üritusi. Et siis, kui see koroonaaeg oli, siis me tegime väliüritusena seal Raeküla kooli juures kell 1.23 öösel 2021. aastal. Nii et jah, ja nüüd siis see kord on siis kell 12 Toris, selles Eesti sõjameeste mälestuskirikus. Ja meil tavaliselt on olnud väike kontsert. See kord astub üles Sindi naisansambel Shalala ja ma siis natuke väiksed kokkuvõtted sellest sündmusest iseenesest väiksed lõigukesed vahele, et oleks kõigile arusaadav ja siis väike buklett ka sinna juurde, et tegelikult kui ma seda bukletti tegin, siis ma mõtlesin, et ma vaatan, mis sündmusi sel ajal maailmas tegelikult toimus 86. aastal. Päris palju katastroofe oli, igasuguseid erinevaid, et ega me ei tea paljudest asjadest. Nii et jah, aga samas ei ole ükski aasta maailmas läinud nii, et midagi ei juhtu. Ja see on üks inimkonna üks taak, mis käib kaasas kogu aeg meiega. Et justkui vahepeal on vaja sellist suuremat õnnetust mingil põhjusel. Ükskõik millest see väljendub siis. Jah, et inimene on sedasi, et kui midagi teeb isegi, mis on tavaliselt see suur nali saekaatrimeestega, et eks, et kui 5 näppu on alles, siis see pole kõige saekaatrimees. Et sa tegelikult mingil ajal muutud kuidagi lohakamaks, miski asi sind nagu väga ei sunni olema eriliselt valvas, et sa tunned, et ma juba kõike tean, kõike oskan, kõike näen. Nii et niimoodi need lähevad, jah. Kuidas sulle tundub ajaga, kui palju on inimeste huvi või osalus nagu säilinud nendel mälestusüritustel osalemiseks, et kas see on kuidagi ajas nagu muutunud ka? Selles mõttes on muutunud, et mehed on vanemaks jäänud, et kui 96 oli ikka suur mass koos, mitte mass ei saa öelda, aga suur arv mehi koos, siis ta ikkagi iga aastaga on jäänud järjest vähemaks ja kas sellepärast, et osad mehed on lahkunud ja mina ütlen ikkagi sugulastele ka, et tulge ikkagi kohale, et tulge meenutage. Aga ma mõtlen, kas see teema siis nagu väljaspoolt teie seda otsest ringkonda siis nagu ei kõneta? Reeglina ikka hakatakse enne seda, üks meie intervjuu saade oli üleval TV3-s jälle, mis oli 6 aastat tagasi tehtud. Et ikkagi ajakirjandus natukene ikka meelde tuletab ja isegi ma lugesin mingit uudist, et ka jälle mingi raamat oli välja antud nende Tšernobõli meeste mälestustega, et või kirjade põhjal on koostatud see raamat, et jah, ega ütleme niimoodi, et kui esimese 10 aasta jooksul ka koolidesse ja igale poole kutsuti rääkima, jah, ega mida sa seal nii väga selles mõttes sellist lõbusat midagi rääkida ei ole ja teisest küljest ei ole ka õige, et peaks hirmutama. Tegelikult me peame edasi minema ja ma ütleksin niimoodi, et ükskõik mida inimkond on kuidagi arenenud, alati on ta mingid ohvrid toonud, kahjuks kui ta tuleb see ohver lollusest, aga ikkagi. Jah, see ongi see sama teema, tõid nii õigesti välja, et ei tohi nagu hirmutada, aga samas nagu peab vahepeal meelde tuletama, et kuidas siis seda nagu head balanssi leida, et rääkida asjast nii, et see oleks hirmutav, aga siiski nagu asjakohane on ju. Selles mõttes ju peaks igasuguseid katastroofe meeles pidama, et võimalikult mitte seda teha, et ta uuesti korduks. Me ei saa välistada, et mingil teistsugusel põhjusel see toimub, aga et õppida nendest vigadest, mis on tehtud, et mitte neid korrata. Jah, vähemalt kas või sellel eesmärgilgi meelde tuletada korraks, et me tulevikus teeksime siis mitte seda viga. Viga ilmselt me nagu nii teeme, see on inimkonna üks osa, nagu me just rääkisime, aga vähemalt siis nagu mitte seda, mis on juba tehtud kunagi. Just. Katsume uusi vigu leida. See on nii tore, aga see on nii lihtsalt, eks ju, et midagi teha pole. Ei, nii ongi jah, ega midagi ei ole teha, et see inimkonna elu ja arenguga käib see kaasas.
igast asjadega, siis see noh, paraku võtame see sama sõda, keegi ei taha, aga kogu aeg kuskil keegi millegi pärast sõdib. Ei saa kuidagi sellest lahti. Me ka alles üks päev arutlesime, et ikka need katkud ja sõjad ja katkud käivad läbi aastas sadade käsikäes. Just. Midagi teha pole, nii see kahjuks on. Aga kui sa korraks vaatad tagasi sellesse hetke, kui tead, et sa pead minema siin Tšernobõli puhastustöid tegema, et kui sa täna saaksid otsustada selles eas olles, nagu ütleme noores eas uuesti, kas sa ütleksid sellele jaa, et minna sellesse piirkonda? Jah, seda on varem ka küsitud ja mul üks tuttav on öeldud, et loll olid, et sa läksid, oleks võinud kas või kinni minna, et vangi minna, et kõrvalehoidumise eest või mis iganes. Aga samast minust väga õieti Jüri Reinmann kunagi ütles, ta on see Eesti Tšernobõli ühingu esimees. Ta ütles nii, et aga keegi pidi. Lõppkohutes iga asja puhul keegi peab midagi tegema, muidu läheb asi veel hullemaks. Kuskil tuleb midagi teha. Ja ega noh, meie käest ju seda ei küsitud, kas sa tahad või ei taha. Pärnus on see Andrus Vaismaa, kes oli vist tõsiselt esimene eestlane, kes sellega kokku puutus ja ta pidi sinna kõige otsesemalt reaktori alla minema. Sõjaväeteenistuse ajal, ega temalt väga ei küsitud, kas sa tahad või ei taha. Oli käsk ja lähed. See on üks asi ja tegelikult, et lõppkokkutes, no see on see sama, et näiteks, et kui me ikka kedagi näeme, et keegi tänaval kedagi teist peksab ja me läheme kõik mööda, eks ju. Siis järgmisel korral peksavad 2 tükki ja siis 3 tükki ja lõpuks on üks üleüldine taplemine. Et ikkagi see sisemine sund, isegi siis, kui võib-olla mõistus ütleks, et see ei ole nagu mulle ohutu, siis see süda sunnib ikkagi koma tegema, mitte ainult sellepärast, et kästakse. Jah, ja tegelikult, eks ma ei tea, võib-olla see on ka nagu meeste kuidagi loomuses. See võib-olla lapsena mõtlesin, kui ma lugesin neid raamatuid ja rüütlid võitlesid ja seda mõtlesin, et kui ikkagi mõõgaga löödi kätte, et käsi otsast ära, mis iganes, miks nad seda tegid. Ja siis, kui me seal Tšernobõlis olime seal katusele mineku valmis olime, siis tegelikult see adrenaliini tulv oli nii suur, et mul oli sõna otses mõttes siuke tunne, et ma lähen keeran selle korstna kokku ja viskan sinna, see siuke looduse poolt antud mingi adrenaliini tulv. Ma ei ole hull julge ega isegi väga julge mees, ma hästi alalhoidlik. Ja siis mul tuli see sama mõõga mälestus meelde, et tõepoolest, et kas ongi niimoodi loodusest sätitud, et mees unustab selle ohu ära mingil ajal. Et see mõte nagu läheb hoopis fookusseerub teisele asjale. Just, jah, täpselt. Hästi huvitav. Nagu ma aru saan, iga 5 aasta tagant on siis ikkagi sellest suuremad sündmused ja tänavu ongi siis 40 ja seetõttu nagu on. Just, jah. No eks nüüd vanus tuleb peale, äkki mõtlema, äkki peab iga aasta tähtsamalt kokku saama, et jah. No iseenesest, kui nüüd vanus kõrvale panna, siis tegelikult on ju mõte tore, et iga aasta kokku saada. No ma mõtlen, et sisuliselt meie ikkagi saame, ma olen seal teiste omadega rääkinud, et väga regulaarselt ei saa. Nad tegelikult osad on niimoodi, et ta on rohkem aitamises, kui mees tahab midagi teada või kuskilt või abi saada, siis meil on sama, et eks mulle siis helistatakse mulle ka muudest maakondadest, et on kuuldud, et me midagi tegema, ma olen mingite asjadega kursis, ma tean midagi. No siis, kui keegi helistab, muidugi ma räägin talle. Kui nagu Pärnu poolt vaadata, siis nagu ma aru saan, siin on selline koostöö või selline suhtlemine nagu tihedam ikkagi. Jah, seda küll, jah, oma meestega ikka. Mis te räägite siis või kui tihti te kokku saate? No eks me nüüd, ega me räägime elulistest asjadest, ütleme niimoodi, et 3 aastat tagasi kutsusin Punase Risti esindajad, rääkisime südamemassaaži tegemisest ja elulistest asjadest. Siis eelmine aasta kutsusin veebipolitseiniku, kes rääkis nendest pettustest ja see aasta tuli üks noormees Reva Türk, kes rääkis meile tervislikust toitumisest. Nii et sellised elulised asjad, ega me ei istu ja ei mälesta selle toi, mis ma seal tegin. Muidugi nendest räägitakse ka pärast oma vahel ja ikka, nii et kui kellelgi mingi mure on, tõstetakse üles, arutatakse, kas see on vajalik kõrgemale viia või kaugemale või saame ise hakkama. Vaba suhtlus, et ega me ei käi seal nagu halamas kulus, katsun midagi uut leida.
Selles mõttes kõik need teadmised, mis sa ütlesid, et elustamine või siis tervislik toitumine, eks ju, need on väga kihvtid teemad nagu ka laiemale ringkonnale, aga kas te pigem nagu teetegi nagu enda ühenduse sees või te kuulutate ka välja, et on teised oodatud või mismoodi te teete? No ta on ikkagi meie oma sisene, jah, meil on me nimetame teda nii aasta koosolekuks, ma selles mõttes räägin siis ka, mis aasta jooksul on toimunud, mis muudatusi on toimunud, mida on vahest mingisuguseid soodustusi võetud ära või soodustusi juurde antud või midagi, et siis pead lihtsalt teavitama. Kursis oleme teisiga ja teavitama. Mis soodustustega siis praegu lood on või kuidas nendega lood on? Ega selles mõttes me oleme nüüd võrdsustatud represseeritutega, saame üks kord aastas 293 eurot nii-öelda tervise parandamise raha. Pärnu linn on teinud seda soodustust, represseeritud ja nende võrdsustatud isikud saavad tasuta parkimist. Tallinnas võivad represseeritud saada tasuta bussisõitu linnas, kui on see represseeritud tunnistus kaasas, nii et sellest ei teadnud, ma olen seda palju rääkinud, aga ikkagi paljud ei tea ja ega neid väga, ütleme niimoodi, et nii palju, kui ma omavalitsustega rääkinud, et äkki teete mingi, siis nad ütlevad, et ei, et kui inimesel on vaja, kas ta tuleb meile, et vahet ei ole, kas ta on nüüd Tšernobõlis käinud või mitte, et kui ta abi vajab, siis me igal juhul aitame. Mõni omavalitsus on maksnud aastapäeval väikest preemiat või ma ei tea, või toetusraha, mida iganes, et sellised asjad on toimunud. Aga nüüd see, mis on 25. Tori sõjameeste mälestuskirikus, kas see on ka pigem nagu teile endile või sinna võivad ka teised tulla? Kõik on oodatud, jah, selles mõttes, kes vähegi huvi tunnevad ja kes on, et tegelikult hakkam võtma seda, et kui ütleme, et Eestist käis circa 5000 meest ja kunagi seal päris 90. aastate algul üks poliitik ütles, et mida 5000 inimese pärast ei hakka siin riik teie pärast üldse nagu liigutama, et mida te taotlete või mis te tahate. Ja siis küsisime ta käest, et aga vaata, igal mehel on ema, isa, on abikaasa, on lapsed, on õed, vennad, on ämmad, äiad, on kaugemalt sugulased, on klassikaaslased. Eesti on ju nii väike, et tegelikult kui sa hakkad kellegagi põhjalikumalt rääkima, siis leiad kindlasti mingi ühise tuttava. Aga mis minu jaoks on, isiklikult minu enda jaoks on väga hämmastav olnud, et ju 8 aastat hiljem oli Estonia katastroof. Estonia luppus umbes 200 eestlast. Ja nüüd ma ei tea ühtegi eestlast, kellel ei olnud seal mingil moel selle 200 sees tuttavat. Hea küll, Urmas Alender on nii tuntud kõigile, me ei ole tema tuttavad, aga me teame teda, aga minul oli isiklikult 3. Nüüd ütleme tere tuttavad, kellega me kokku saime, rääkisime, ei olnud nii, et lähed mühinal mööda. Ja hakka mõtlema enda peale ka, kas tuleb või sinu vanematel kellegi, kes kuidagi on seotud selle katastroofiga. Ja seal oli 200 ja me räägime teie puhul 5000. Jah. Need on need mõttekohad nii-öelda. Aga nii palju veel, et siis laupäeval on huvilised kell 12 oodatud või mis kellast peaks kohal olema? 11:30, jah, 12 alustame ja. Suur aitäh teemat valgustamast, et seda jätkuvalt üleval hoiad, meelde tuletad ja et oleks ikka palju toredaid kohtumisi veel. Jah, aitäh, võta heaks.